Anna Lauri koolituskeskus nimega Õpetaja räägib 1 kord, 2 kord, 3 korda õpilased saa aru, siis õpetaja saab ka lõpuks aru, õpilased saavad võib-olla kunagi aru, et mul on umbes selline sama kategooria, kaalukategooria, et ma ekstaasis räägin mingid tarkused, aga ega ma ise ei ole need teadvustanud, ma lihtsalt usun nendesse, tean ja siis kuskilt otsast natuke olen näinud, et see toimib, eks ju. Et kõik see pettumuste maailm, et ma olen iseendas pettunud, ühiskonnas pettunud, riigi valitsuses pettunud ja nii edasi, ma kaaslases pettunud või kõik see pettumuste skaala, sa võib nagu lõpuni minna, kõik ongi selle energia peal, selles kriitika energia peale, see normaalne, peabki nägema, eks ju. Et sa ei tohi minna ühte äärmusse, sest loomulikult sa näed, et midagi valesti, siis vastad sinu intellektuaalsusele, sa siis analüüsid ja ütled, et siin võiks nii olla ja võib-olla sa ütled seda üleolevalt mõnikord või Aga sellest me oleme rääkinud, aga point on selles, et ma kordan ennast veel kord iseenda teiste jaoks, et umbes, et ma pettusin Ukraina Zelenskis. Midagi oli seal head, siis kui suured rahad mängu tulid, kuidagi läks käest ära. Või ma pettusin Putinis, seal ka midagi nagu neil on venelastel ka, eks ju, et seal mingid, jälle pettusin, siis pettusin Trumpis või Ameerikas või Euroopas või niimoodi kogu aeg pettud, eks ju, ja siis sa näed, et mis selle taga on see, et mitte et inimesed on halvad, aga lihtsalt see, mis vedades on, et kui maailma kontrolli head eeskujud, eks ju, kui maailmas ei ole nagu piisav protsent ennast teadvustanud omakuse püüdmatuse etaloone kõrgete omadustega hingesi, siis see puhtus on jõud nagu. Aga kuna neid inimesi väga palju ei ole, eks ju, vaimseid inimesi on palju praegu, et tõus on küll võimas, aga ennast realiseerinud kõrgel tasemel hinges on vähe. Brahmaan on need, kes on brahmaani teadvustanud, et elab mateeriaga, mateeriaga oskad hästi läbi käia, aga teadvust ennast, või tähendab ei samast ennast enam keha ja nende värkidega, aga oskad hästi Jumala ja loodusseaduste järgi toimida. Ja see ongi see, et inimestel, kui maast madalast ei ole hariduses etikett, moraal, loodusseadust, Jumala seadused, alandlikkus, kaastunne, askeetlikkus, eks poisse niimoodi, need omadused kõik, tänutunne, neid arendati kurukuulas, eks ju, vedasüsteemis, maast madalast, eks ju, kasvatati, eks ju, poistest õiged mehed, eks ju, kes teavad, mis tähendavad kõrged inimlikud omadused ja need nagu siis vaimne õpetaja arendas sisse, et akadeemilised teadmised ka, aga just inimlikud omadused. Ja inimlikud omadused on madalad, siis vahet ei ole, mis poliitik, eks ju, kui see kultuuris on hästi madal, värk, see vibratsioon, see rock'n'roll, seks, droog, rock'n'roll ja meedia ja filmid ja kõik see, nagu sa võid analüüsid, eks ju, kas see kvantfüüsiliselt, mis vibratsioonid seal on, kõik on ainult keha, mina, mulle, minu, eks ju, ekspluateerimine. Võime seda ilusti ja stiilselt teha oma haiget mõistust läbi kultuuri ja muusika, laulu, tantsu ja teatri, eks ju. Aga need on lihtsalt madaldavad teadust. Tehakse väga palju head muusikat, head kultuuri ka, aga see protsent on nii väike, põhiprotsent on ikka selline, mis inimestega degradeerub. Ja sealt ei olegi midagi oodata, eks ju. Et või siis lootma peab, eks ju, ja peab ainuke, mis sa saad teha, oma omadusi parandada, eks ju, ja siis kui sa oled natuke vanem, siis võib-olla kedagi aidata, eks ju, rääkida mingitest põhiloodusseadustest, eks ju, ma mõtlen just peenloodusseadusest, mentaalist ja kuidas siis peenmateeria, mõistus ja intellekt toimib ja seal taga on veel siis spirituaalne ja vaimne dimensioon ja kuidas seal vahel majandada, seda on siis Jumal ise andnud läbi pühakirjade, läbi oma heade eeskujude ja pühakute. Kuidas siin materiaalses maailmas niimoodi elada, et sa oma hinge maha ei müü, eks ju. Ja ma saan aru sellest lihtsast inimesest ka, et ma saan aru, et religioon ja kõik, mis on vaimne, spirituaalne, et seal on ka, eks ju, suur protsent katkiseid, õnnetuid inimesi, kes teevad show'd ja pluss veel kaupmehed ja poliitikud seal taga, kes kasutavad religiooni usku ära ja siis see algaja usuinimese etapp, fanaatilisus, sentimentalism, et minu Jumal on õige või minu kontseptsioon, et see on kõikidel materialistlikud vaimsetel inimestel, kõigil on täpselt sama kroov. Madalad inimlikud omadused, et kui sa midagi tead või millegile rajad oma elu, siis sa oled nii uhke. Pärast sa võib-olla seda muudad, aga see hetk sa karjad kogu maailma, kuidas seda aru ei saa, see on nii, eks ju. Aga jah, lõppkokkuvõttes kõik taandub lihtsatele omadustele, aga niikaua kui me sööme valesti, oled toitu täis keemiat ja vägivalda, niikaua kui me
ei saa aru nagu need põhiasjadest, noh, ma ei tea, mingid seksuaalhälbed, seda proovime nagu promoda, et see on nagu normaalne. Niikaua, kui me kuulame, siis nagu ma mainisin ka, sellist muusikat, mis teadust alandab, emakest loodust retsime, et vaene see lihtne inimene, et noh, kuna see religioossus on ära retsitud ja ütleme, usuinimesed, spiritualistid on nagu poolhullud, siis see tavaline inimene nagu neid ka vaatab kahtlase pilguga, siis ta vaatab neid materialiste, eks ju, võimuhulle teise pilguga, eks ju, noh, ka sellise kahtlase pilguga, et vaene, noh, see lihtne inimene seal keskel, ta nagu ei saagi enam midagi usaldada, kui ainult ise oma omadusi arendada. Eks ju, tänulikkus, kaastunne, eks ju, lihtsalt nagu, noh, ühtepidi me oleme nagunii peame seda mängu kaasa tegema. Me ei ole nagu sõltumatud, et kui ma räägin tarka juttu, noh, ma ei ole selline nagu surematu katšei, ma samastan samamoodi kehaga, olen selle ühiskonna pitserite ja nende luupide ja samskaarade harjumuste ori. Aga siis ainuke, mis ma niimoodi mõtlen, mida ma saan teha, on see, et iseennast muuta oma omadust, kuidas ma näen. Noh, see kaastunne, eks, kui ma näen, et kõik on nagu valesti ja minu sees on niivõrd palju alateaduses kõiki iha, viha, kadedust veel, et siis ma lihtsalt püüan sellega, noh, igapäevaselt tegeleda, et parandada need omadused, sest see on nagu vundament. Et hinge omadused ja kõrged inimlikud omadused, need, noh, sellele rajaneb kõik, et kui seal nagu ei käi töö, siis ülejäänud asju, see on selline, noh, tulekahju kustutamine, aga see süüta ikka, ühe tulekahju kustutada ära, juba selle taga teine tulekahju pannakse põlema nagu.